tervist lapsed, siin pool härraputsis.ee. Hetkel alustan oma teekonda ilma internetita. Tahan jõuda Lõuna-Prantsusmaalt läbi Hispaania Eestisse. 0 interneti. Vaatan, kuidas saab. 3 riiki, 0 netti ja 24 tundi. Liigen minta. Mu kodu Montpellieri bussikas. Sealt lähen Barcelona bussikasse. Siis kuidagi ilma netita pean metrooga Barcelonas seiklema lennujaama. Ja siis öösel lennujaamast tiksuma terve öö. Joon ilmselt Burger Kingis õlut. Andun Eestisse. Siis ma lähen Hesburgerisse. Ma olen bussikas on. Aga siin selle bussikaga on lõbus see, et siin ei ole nagu mingeid poste ega midagi. Nii et sa lihtsalt loodad, et sa jõuad õige peale. Numbri järgi vaatad, aga need numbrid ei vasta kunagi tõele, mis on ka täiesti vittus. Ootan siin ja palvetan. Ma olen bussis, järgmine peatus Barcelona. From the dusty mesa, her looming shadow. 3 episoodi Stranger Thingsi, hiljem 4. Keegi öelge, kas mul on sõltuvus takidest. Ma elan riigis, kus müüakse takis, aga ma ostsin fucking 5 pakki takisi. Mul on midagi viga. Ma arvan, ma tean, kus ma lähen. Ma olen 60% kindel. Aeroport, T2. Mul vaja sinna saada. Ma olen siin. Easy money. Normaalne. Tere suke tunne, et igal hispaanlasel on Apple Watch. See on crazy. Miks? Mingi spordiinimesed. T1. Ma tahan küll T2, aga ma eeldan, et need ei ole väga kaugel üks teisest. Tegelikult Barca metroo on päris nice. Üks rong veel ja ma olen kohal. Aga nüüd, kui ma midagi valesti vaatasin, siis on putsis ja ma jään siia metroosse kodutuks. Vaadake seda. Mingi 140 000 eskalaatorit ära. T2. Sinna ma pean jõudma. Ei. Okei. See on vale koht. Let's fucking go. Pean ütlema, et see on scam, sest tegelikult ma oleks võinud osta selle tavapileti ikka tulla. See ei olnud mitte mingit väravat, kus ma pean selle läbi laskma. Ma oleks võinud lihtsalt osta tavapileti. Aga ei, ma maksin 7 € selle kuradi special airport pileti eest. Munnid. Jobid, aga noh, aus turistidelt tulebki raha välja nuruda. Timmis. Turvakontroll on läbitud. Tädi vaatas mind veits sükse näoga, et nahvu sul 15 pakki takis on kilekottides. Aga tead, mine vittu, sest et siin on takid 1,50 ja I swear, et Hispaanias maitsevad need alati paremini. Lõhnad. Mul on lõhn otsa korral. Nii et vaatame ja käib ära. Äkki ostan uue. Reeglina ma tellin otse Hispaanias seda ja see on odavam kui tellida Hispaaniast Prantsusmaale koju seda toplennujaam. Siin on olemas minule Carolina Herrera, see 212 Black või mis iganes. Kunagi Rootsi kruisilt ostsin. Banger. Ma olen 100% kindel, et ainukesed matsikes seda kuradi sauvaaži kannavad on mingid pennivennad. Sest ausalt öeldes see lõhnab pass. Kuradi lidras absoluut ei ligi. Teeks selle kuradi järgmised 9 tundi, mis ma siin lennujaamas veetma pean. Palju lõbusamaks. Aga ei, jääme viisakaks. Ma lähen võtan Burger Kingist õltparid üle. Väga ilus on, kui inimestel on talenti, eks ole. No nii aeg traditsioonideks. Burger King, Dine-in, Bebidas. No nii. Nad teavad mind nii hästi. Oh my god. Nad teavad mind nii hästi. Giant beer, ilmselgelt. Yes. Opa. Ja.
14 € just. Jäin ilma, aga joo soi sitaks õnnelik, sest saab Giant Beer. Siin on 14 € lennujaama Burger Kingis see Giant Beer. Ma ütleks, et see ei ole pint, ma eeldan. Ja 0,4 liitrit. Kirjad mingi sita hark Burger Kingi. Loaded friikad. Esimene emotsioon. Mingi friikade kohta võtta ei saa. 70. Esimene kord elus, kui ma proovin Spicy Whopperit, sest ma ei käi väga Burger Kingis. Näeb välja siuke suurt niru. Esimene emotsioon. Siuke sita ja okei vahepeal. Kell on 10 ja viimane kord, kui ma sõin, oli mingi 9 hommikul. Banger. Ja nüüd star of the show, Giant Beer. Ausalt öeldes alati lennujaama õlle on üks parimaid õlles, mis sa saad juua. Plusspunktid igale lennujaamale maailmas, millel on õueala nagu terrass, mitte lihtsalt mingi suitsuruum, sest isegi kui sa tobi ei tee, sa tahad ju korraks värsket õhku nagu 10/10. Sinna situvad koerad. Aga mis ma mõtlen, on see, et kui ma neile raha annan, kas ma võin ka sinna sittuda või? Tegelikult värske õhu käes kakada. Tell me, how is your life as a youngster? Ruthless, my style is a juvenile. Ran with a gang, slanged in the meanwhile banking. I specialize in ganking whites, Mexican brothers and others daily. See siit näitab mulle, kui kaua mu lennu on jäänud, on ju 6 tundi ja 33 minutit ja ma olen juba selles lennujaama staadiumis, kus ma saadan ohtrates kogustes meeme Instagrami riile kõikidele, keda ma tean. Ma olen teinud executive otsuse, et ma lähen avastan seda terminali. Ja ma tahan näha, seal on Mac, mis on lahti. Ja Burger Kingis oli suht 4.30 oli mingi õlu vist ma võtsin. Ma vaata palju Mac'is on. No nii ees võrdu vaat, kui ma lendan hiline, ma tapan ära ennast. 5.45 Tallinn. Opa. Siit tuleb päätelevalt kiirtoidurestoranid. Kas on parem õlle Mac'is või on parem õlle Burger Kingis. No nii, aeg ära otsustada, kumb õlle on parem. Kas võidab Burger King Barcelona lennujaamas või võidab Barcelona lennujaama McDonald's. Proovime ära. Esimene emotsioon. Tead, pean siin ausalt ütlema, loodan, et keegi ei kuule, aga ma ütleks, et Burger King võidab selle lahingu. Burger Kingi õlts oli, ta oli mahedam. Küll 9 senti kallim, aga mahedam ja mõnusam. No nii, taas kord on kuskil 1,5 või 2 tundi möödunud, mis tähendas, mul hakkas jälle igav, kõndisin jälle teisel pool lennujaama ja vaadake, mis ma nüüd teen. Mis te arvate? Bière géant, mis tähendab rahvakeeli suur õlu. On 00.06, mis tähendab, et mul on veel 5 tundi ja 40 minutit jäänud tiksuda siin terminalis. Aga Burger King on mulle andnud järjekordse õlle. +5 sellele Parka lennujaamale, et neil on jõulukuus tõeline detsembri vibe. Kui rets kogemus 24 tundi reisin, mingi vittu. Nii külm on. Miks nii külm on? Kodumaa. Mul on vaja kohe uus šankat ja pitsiviina. Mingit soojustust ei tahtnud endale siia riiki panna või? Mida vittu, türa?
Davai, pošli, mul on vaja uus šankat ja pitsi viina. Tuleb maailma otsa, Kris, mul ei ole SIM-kaartile veel. Mul pole SIM-kaarti, mul pole telefon varastati koos SIM-kaardi ja lubadega ära. Mul pole lube ega SIM-kaarti. I'm a pimp, Mac Daddy, looking for the